senderdus. Ja Piiraja pääseb löögi alla! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Tervist, head jalgpallisõbrad, oleme taas Õhtulehe stuudios, oleme taas 3. poolaja lainel ja teeme siis kohe selgeks, et Brent Lepistu, kes meil külas on. Tere, Brent! Tere! Kas... Kellega ma räägin? Kas ma räägin endise jalgpalluriga, praeguse jalgpalluriga, töötu jalgpalluriga? Mis sinu jaoks kõige õigem tiitel on tänasel päeval? Ütleme sellist täit vastust ma sulle võib-olla veel ei oska öelda, aga ütleme suures pildis 95% endine jalgpallur. Ja kui sa hooaja lõpetasid eelmisel aastal FC Levadia mängijana, kas sa siis arvasid ka, et sul viimane mäng sai viimase vooruga peetud või arvasid, et läheb edasi? Kusjuures ei arvanud, et olid mingid edasised plaanid, aga võib-olla need ei kukkunud võib-olla välja nii nagu jutt oli, et jah, nii on. Millised su talvekuud olid siis? Mingid Paide jutte on olnud? Ütleme jah, see Paide oli kõige nagu aktuaalsem, et see on... Ütleme, viimased mitu aastat on olnud nagu kogu aeg aktuaalne, et iga aasta nagu tahtsid ja oli leping ees, aga nüüd samuti see viimane aasta, aga siis kuidagi viimasel hetkel ka mulle ootamatult kukkus see selles mõttes ära. Et tegelikult oli nagu põhimõtteliselt paber laua peal ja allkirjastamise vaeg oli häälestada? See aasta paberit ei olnud laua peal, jutud olid ja asjad, aga paberit ei tulnud lõpuks, et siis... Oli ka muid variante? Jaa, aga võib-olla siis ütleme sellel hetkel ja selle emotsiooni pealt, mis nagu eelmine aasta siis nii-öelda lõpp oli, et selle pealt ma nagu ei olnud valmis võib-olla otsust kohe vastu võtma. Aga kuigi sa olid ilma lepinguta mängija talvel, kas sa talvel nagu töötasid selles mõttes nagu profimees, et olid valmis? Ma töötan iga päev nagu profimees, kui ma sulle ausalt ütlen, et kas ma praegu olen endine jalgpallur või mitte, siis ma arvan, et ma nagu trenni ja tööd teen täpselt samamoodi. Millised su päevad välja näevad siis, kui sa ei ole meeskonnamängija, ütleme siis, kui sa oled individuaalselt nagu jalgpallur, mismoodi sa praegu siis näiteks kui prof treenid? No ütleme, enam ma ei treeni nagu jalgpalli spetsiifilises suunas, et nüüd ma pigem treenin iseendale ja iseenda kehale ja vaimule, aga iga päev ma teen trenni ikka vahest 2 korda päevas. No kirjeldas ühte päeva, täna on teisi päeva salvestame seda, milline su esmaspäev, eilne päev oli näiteks või mingi tugev trennipäev siin minevikus? Eile ma käisin taiboksi tegemas näiteks. Täna hommikul käisin jõusaalis. Homme lähen jalgpalli mängima. Aga kellega? Ma praegu käin toksimas seal Paide 3, seal mul lihtsalt palju sõpru ja kuna ma jalgpallisin ei mänginud pikalt pärast hooaega, siis ma mõtlesin, et ma natuke lähen toimetan ja vaatan, mis tunne mul jalgpalliga nagu on hetkel, et siis lihtsalt oma lõbuks hetkel käin. Kuna su karjäär võib-olla on läbi siis saanud mängija karjäär, profikarjäär, jalgpalluri karjäär, siis mõtlesin, et võiks saate siis ehitada nagu punktidena üles, et võtta mingisugused märgilisemad või olulisemad verstapostid sinu karjäärist. Põrgatasin sinu enne saadet läbi ka, sa olid enam-vähem nõus, et esimesena vaataks tagasi, kui sulle sobib kodusele U19 EM-ile, see oli päris suur asi Eesti jalgpallis, kui suur asi see nagu teie vanuseklassil oli, kui palju te sellest toona aru saite, et see on päris haige võimalus, mis teil on? Jaa, tegemist oli väga ägeda kogemuse ja võimalusega sellel ajal, et jah, minu puhul võib-olla siis kuidagi see teekond sinu U19 EM-ile oli selline võib-olla natuke nagu isegi nagu pikem, et ma mäletan, ma olin seal tiinekas, siis mul leiti sealt jalaluust mingi kasvaja, et siis oli esimene selline moment mu karjääris, kus nagu pandi kõik küsimärgi alla, et neid momente mul nagu karjääris on olnud võib-olla liiga palju, et kust sa oled pidanud nagu välja tulema, et siis oli jah, ma mäletan, ma käisin, oli just esimesed vist mingid koondise kogunemised seal, ja siis ma seal tegin operatsiooni, siis vaikselt hakkasin ennast tagasi mängima
ja siis ütleme enne EM-i ka, ma mäletan, ma ei olnud selline kindel koondise põhimees. Et ma olin juba koondises olnud seal mingi periood, ikkagi seal U17 saati mingite pausidega. Aga põhimees ma ei olnud ja siis ma mäletan, et oli muidu Frank Bernhard oli treener, aga ma ei olnud ta väga mingi lemmikmees sellel ajal. Aga siis enne turniiri toimus see treenerivahetus, tuli Arno Paipers. Arno silmis ma teistpidi olin see mees, et siis kuidagi jah, ma mäletan, et mul ei olnud seda ootust sellel hetkel, et ma alustan neid mänge põhimängijana, aga lõpuks see nii kujunes ja meil oli väga raske selles mõttes, et vastased, sa mäletad ise, et ilmselt käisid ka ise vaatamas. Ei usjuures ei vaadanud, aga neid näete telekas, ma olin Tartu poiss toona. Ütleme ikkagi nagu Prime seal Hispaania, Portugal. See Hispaania oli raju, seal olid mingid Hese Rodriguezid ja Suusov. No kõik, aga Portugalis tegelikult olid seal kõvad vennad, ja Kreeka oli meil grupis, et selles vanuses, ütleme, see vahe, ma arvan, on isegi nagu veel suurem kui meeste jalkas. Et see oli kosmos sellel ajal, et see, mis seal platsil käima pandi, et värava saite kätte vähemalt. Oli see oluline teile? See oli 90-ndal ka, see tuli. Ma käin siis seisud üle igaks juhuks Eesti-Portugal 0-3 Artur Pikalt 5. minutil oma värav, see oli päris... No see oli väga demotiveeriv, ütlen ausalt. Esimene mäng 5 minut oma värav ka veel, suurte ootustega lähed ja siis jukka algus. Ja see oli selline nurgalöögist veel peaga, et see oli siuke nagu ära hoitav, et see ei olnud, jah. Et oli õnnetu algus meil jah, et oleks võinud ka paremini see turniir hakata. Et ma mäletan, et staadion oli ju publikut täis. 6700 inimest, jah. Meil ei olnud nii palju inimesi võib-olla siin nende aastate peale kokku ka kuskil liigamängudel käinud. Kas on suht tõenäoliselt ei olnudki? Et see oli kihvt, et jah, ma mäletan Hispaania mängus seal mul 65. minutil vist olid jalad nagu nii krambis. Et ma näitasin Arno Vaipersile, et kuule, mul on vahetust vaja. Ja siis Arno Vaipers põhimõtteliselt näitas mulle heas mõttes keskmist sõrme, ütles, et kannata mees, et nagu see on see, kus iseloomu kasvatatakse. Ja ma mäletan siiamaani vahepeal siin sõbrad saadavad videosid, kus Suusovist oligi. Jooksin küljejoone juurde, jooksin pressi. Ja jalad olid nii täis, et Suusso tegi niimoodi, et ma olin Suussost, ma arvan, mingi 5 meetri kaugused, ma ei olnud isegi nagu lähedal. Ja ta tegi mulle tallaga sellise atško, aga mul olid jalad nii täis. Ma ei suutnud isegi kokku tõmmata, et see oli kihvt. Sul on see tegelikult sama lugu, mis Kamsil on see, et kellele ta Gündoganile pidi pressi jooksma seal 0-8 Eesti-Saksa mängus. Räägib siiamaani seal Betsafe'i või Unibeti podcastides. Et sul on siis Suussoga midagi samasugust. Põhimõtteliselt, seda mõtlen tavainimesel ja nagu pealtvaatel on raske aru saada, ta vaatab, et kallis sõber, et kuidas see nii aledalt said, aga jah, et kihvt periood oli, et ma mäletan isegi kui see turniir läks nii nagu läks, lõppkogus seisud ei oldki nagu nii hullud. 0-3, 1-4 Kreekat ja siis 0-2 lõpetuseks hilisemalt Euroopa meistrilt Hispaanialt, kellest Paco Alcacer oli ka värava teiste seas. Et võib-olla see Kreeka mäng siis ütleme tulemuse poolest oleks võinud kuidagi natuke võrdsem olla. See läks lõpus ära, teil olite veel ütleme 80-ndal olite 0-2 taga, 90-ndal olite 1-3 taga. Kusjuures Kreeka mängus ma sain veel niimoodi, et poole ja lõpus me hüppasime seal peadega kokku kellegiga. Ja siis tuli poole ja vile, siis läksin riietusruumi ja siis Kaspar Rõivas poole ajal samal ajal kui kõne peeti, siis õmmeldi mul pead ja siis tehti 5 õmblust seal ja siis tõmbasin selle mingi sideme peale ja siis läks edasi, aga siis suht kiirelt ikkagi sain aru, et pea ei ole väga selge, siis tehti vahetus ära. Viimast mängu mängisid ka ikka? See oligi Kreeka mäng. Ei, Kreeka oli teine? Ei, Hispaania mäng. Hispaania vastu oli siis peaasi või? Ei, Kreeka vastu. Aga Hispaania vastu olid tagasi, siis kui Suusso sulle Atško tegi. Paari päevaga tahtsid ära. Kui Arno Vaipers kasvatas iseloomu, siis viimased pool tundi Hispaania vastu, siis tegelikult varsti pärast seda sai ta maakoondise debüüdi ja siis hakati sul ka kõvasti iseloomu kasvatama, aga seda siis juba Võru metsade vahel. Räägi natukene, kui sa praegu nüüd mingi üle 10 aasta hiljem vaatad tagasi sellele kuulsale kaitseväe seiklusele, sellest räägiti päris palju toona ka, et Eesti jalgpallurid kuidagi käid hammasrataste vahele ja pandi koondise mees, pandi Kuperjanovisse aega teenima. Kuidas sa selle praegu tagasi vaatad, kas see oli mõnes mõttes hea aeg
mõnes mõttes või see oli ikkagi nagu väga-väga keeruline? Ei no väga-väga keeruline, ta oli nagu nii või naa. Kas see oli hea või halb, siis oleneb mis aja perspektiivist ja samas me ei saa kunagi teada, et kui ma ei oleks sinna läinud 11 kuuks, et mis siis oleks saanud, on ju. Et vahest elus on jah nii, et ma mäletan lihtsalt seda, et ma tegin mäletan aastalõputurniir oli veel, siis oli veel äge see aastalõputurniir. Ja, see oli kõva aega. Siis mind valiti veel parimaks mängijaks, mul oli siuke hea tuhh ja siuke hea enesekindlus, lõin seal mingi kääridega väravaid ja detsembris tegidki ju koondise debüüdi ka. Ja siis oligi, siis sain selle koondise debüüdi detsembris ja 5. jaanuar siis ma olin juba bussiga nagu see Late Mile'i filmis, vaata, et see Eminem vaatab sealt bussist välja ja siis pandi uksed lukku ja öeldi, et siia sa jääd, Ja mis tunne seal bussis oli? Ole nagu tol hetkel? Rets, see emotsionaalselt on väga raske kirjeldada, et võib-olla kui sa mingi tavaline poiss lähed, ma mõtlen siis selles mõttes, et sa ei ole nii-öelda tippsportlane. Mina olen ka Kuperjanus 11 kuud teeninud. Et lõppkoguts keegi võib-olla ei taha sinna minna, on ebamugav tunne, aga minu puhul oligi just see, et nagu ma jalgpallurina tundsin, et see kõver hakkas just minema ja siis nagu pandi kõik pausile, vaata. Et selles mõttes oli ikkagi väga-väga raske, et ma ei hakka nagu siin seda pehmendama kuidagi, pluss see, et sa oled Võrus on ja mitte Tallinnas. Mitte Tallinnas, okei, sa oled ka Kuperjanovis käinud. Ma ei Tartust Kuperjanovs, see on teine asi. Jaa, aga Kuperjanoga, ütleme, see sõjaväe experience'i poolest, kogemuse poolest on nagu eliitrühm ja meil oli veel omakorda oli nagu siuksed eliit seal seersante vee peal, kes meid seal kasvatasid. See oli päris... Kuulus Teppo oli ka või teil? Teppo oli kõrval seal jah, et aga jah, et ma pidin seal ikkagi, ütleme, päris raske oli iseenda emotsioonidega sellel hetkel, ma mäletan, toime tulla, et aga siis mingi hetk, ma mäletan, mul käis selline huvitav nõks käis ära peas, see oli selline esimene koht, kus ma nagu hakkasin mingit sellist iseloomu kasvatama. Ma mäletan lihtsalt, et ma mingi hetk sain aru, et nüüd on seis selline, et fakt on see, et ma ilmselt ei saa siit välja, et mul on nüüd valida, et kas ma siin nii-öelda nutan ja mossitan siin 11 kuud järjest või ma võtan seda, kui et see on minu hetke reaalsus ja proovi siis siit midagi kaasa võtta. Et sellel hetkel ma mäletan, ma tegin otsuse, et ma üritan olla nii hea sõdur, kui üldse võimalik ja see nii hea siis seersant ja grupijuht kui võimalik ja üritan seda külge endas nii palju arendada, kui on võimalik. Et... No hiljem sa olid Floras kapten, sa olid Levadias ka kapten, eks ju. Kas see on seotud natukene ka sellega, et sa seal said trillida juba seda liidriks olemist, grupi vedamist ja nii edasi? No kindlasti, sest et ma mäletan, et seal oli veel see püant oli sees, et ma tegelikult kas 9 kuu pealt sain lõpuks Tallinnasse sidepataljoni. Ja siis oli veel omakorda selline trikk, et siis nad olid selleks ajaks selle spordiroo asja korda saanud. Ja siis mind pandi järgmise spordiroo ülemaks. Kes sul olid seal siis? No seal oli Antonov oli ja Pikk oli ja jalgpalluritest. Kes Inglismaa mängult oli pika värk see. Tuli sinu käe jälle või? Ja, et ühesõnaga see oli siuke veider kombo, kus nagu ma olin see, kes oli siis jäänud sinna 11 kuu peale ja siis tuli see spordirood koos muude meestega ja siis ma hakkasin neid nii-öelda sõduriteks siis kasvatama ja ka võib-olla mingeid muid asju, et ma üritasin olla nii aus ja nii selline läbipaistev juht kui võimalik ja üritasin neile midagi anda ja ütleme, mul oli jalgpallurina siis ja sportlasena see kogemus kõige selle dünaamikaga olemas, et ma arvan, et ma olin kindlasti palju ka neile abiks sellel hetkel. Oli sul tol hetkel, kas sa olid nagu 100% nagu siiralt õnnelik, et vähemalt nemad seal olid või seal oli natukene seda ka, et kurat, miks neil ju ajab ja mul niimoodi nagu mul ei vedanud? Tead, mul otseselt selle nagu kadedusega pole... Kadedus või kibestumus või midagi sükest? Mul vist ei ole sellega nagu kibestumusega ka nagu väga suurt probleemi olnud. Et jah, ma olen kindlasti mul on olnud mingeid siukseid faase, kus on veits ohvrimentaliteedi värk, vaata. Aga sellest... Selle juurde võib-olla jõuame ka.
aga sellest ma sain mingi hetk hiljem mingite muude asjadega, tegin ka enda peas selgeks, et kurat, see ei vii ka kuhugi nagu, et aga see sellel hetkel mul ei olnud, et ega see ei olnud ju nende süü, et nii oli, et ei, sellega ei. Tol samal aastal tulid sa vist esimest korda Eesti meistriks ka, aga toona mäletan seda intervjuud ka, kus sa nagu lõpus olid juba nagu põhimees, aga mäletan, sa vist ütlesid ka, et see tegelikult ei olnud sinu tiitel veel. Jah, aga ma käisin vist juba tegelikult, ma mõtlen, siis oligi äkki kuskil seal septembris või millalgi ma tegin ma olin veel Vaadiale värava, ma mäletan kiilakana seal Kadrioru staadionil, et see oli väga, väga hea emotsioon ja sellel hetkel, kui sa olid nii kaua eemal olnud jalgpallist, siis oli tuhhi, oli kõvasti sees ja sellist energiat, et jah, võitsime tiitli, kuigi lõpus ma ikkagi mängisin seal, ma mäletan midagi. Sa mängisid, aga ma mäletan. Aga ikkagi jah, ma olin aus selles mõttes ja ma tundsin, et lõppkokkuvõttes ma olin selle meeskonna liige ja ükskõik, kas isegi kui ma oleks 0 mängu mänginud, siis see tiitel oleks minu oma olnud. Ma isegi mängisin, aga ma olen selline maksimalist ja selline, kes jah, tahab, et kui ma tean, et ma ei ole nagu põhimees olnud, siis see ei olnud nagu selline nii-öelda, ma ei tea siis, jah, täie väärtuslik. Aga järgmine aasta ei tulnud, aga ülejärgmine aasta tuli kohe siis nagu, see oli juba kaptenina toodud meistritiitel, see oli juba nagu... Ja järgmine aasta, ma mäletan, see oli vist Norbert Turt oli treener, siis mul läks seal aega natuke, et hooaja algus ma ei olnud seal jälle põhimees ja siis poole hooaja pealt ma mängisin ennast põhisse, siis tuli ju Argo Arbeiter tuli, siis me tegelikult mängisime see 2016 pool aasta mängisime väga ägedat jalkat. Et Argoga oli tegelikult väga, väga äge aeg, et on minu jaoks väga, väga kihvt treener. Et kahju, et talle nagu nii vähe seda võimalust anti, aga mängisime ägedat jalkat aga siis ka ei jäänud palju puudu, et ma mäletan, et see oli vist see mingi Sillamäe 3-3, mis oli siuke imelik, et jah, ütleme neid tiitleid, mis napilt on lipsanud, neid on ka olnud ja siis tuli 2017 aasta. Ja. Kas see oli su karjääri tagantjärele vaadates võib-olla kõige edukamast või? 2017 või? Vaatan 9 väravat, 4 söötu, kaptenina meistritiitel. Oli kaptenina äkki? Ja. Siis see oli mu esimene kaptenina siis nii-öelda tiitel ja see oli, ma ei tea, kas ta... See kui peaväravaid lõid ka kõvasti vist. Kõvasti lõin, ja. Ma ei teagi, kumb see oli esimene päris nii-öelda, mitte siis minu, aga minu juhitud tiitel võib-olla siis, et väga palju oli selliseid ägedaid mingeid filmisenaariumi mängulõppe, kus nagu tõid välja seal meeskonna ja nii edasi, et see oli selline esimene hästi südamelähedane tiitel küll, et see kõik see kooslus ja ma olin päris noor kapten, ma arvan, ja et kuidagi kõik see toimis ja see oli kihvt aeg, aga võib-olla et see hilisem siis see 2021 oli vist 21, et tegelikult see tiitel, ma arvan, oli isegi raskem tiitel. See oli emotsionaalsem kindlasti veel. See oli emotsionaalsem ja raskem ka, et palju seal 2021, mis mu statistika seal oli? Vaatame, teeme kohe selgeks. Et jah, selles mõttes see 9 väravat. 5 ja 1 sööt. Ja 31 mäng vähem vist ka. Ja. Et kindlasti jah, ütleme statistiliselt oli see 2017 on ja, aga ja, et jah, just kaitsva poolkaitsena see 9 väravat oli tegelikult päris äge number ja seal oli palju ilusaid väravaid ka, ma mäletan. Mille sa välja tooksid? Ma mäletan isegi Paidele lõin ühe sealt 35 pealt taha risti, siis seal olid veel mõned, aga jah, kui jõuame sinna, ma ei tea, kus sa tahtsid veel mingi peatus. Ma teeme välismaa aja vahele, siis tuligi välismaa kohe, eks ju. Kristjansund, seal sa mängisid koos kuulsa Andreas Vaiklaga, kellest ma kunagi tegin Sokkerneti selle videosaatega, ta rääkis päris pulja lugusid sinust ja temast, kuidas teil mingisugune vend käis elamas teie toas või midagi sihukest oli. Kuule, seal ei käinud elamas, aga... Lihtsalt sattus öösel teile? Meil oli tegelikult 2 intsidenti isegi, ei olnud 1, vaid oli 2, et see on täitsa müstika, aga meil ühesõnaga jah, tuli see Norra. Kristjansund siis olgu vahele öeldud. No kui me räägime sellest intsidendist, siis seal oli 2 korda, kuna me elasime linnas, kesklinnas nagu Põhitänavaline,
korter oli küll nagu teisel korrusel, aga all vist oli alumine see välisuks oli vist lahti või ma ei mäleta. Ja kuna elasimegi siis minu toonane tüdruksõber ja Andreas ja mina kolmekesi, siis kuidagi ikka vaata 3 inimest elab sul seal majas või korteris. Meil oli hästi suur korter, aga siis vahest ikka jäid kuidagi need välisuksi jäi vaata õhtul kinni panemata. Et üks loodab päeva peale, mis iganes. Ja siis seal kuidagi üleval toimus mingid peod kogu aeg ja siis esimene kord oli öösel une pealt lendasid mingid nagu noored tüübid lendasid lihtsalt sisse korterisse, hakkasid seal midagi laamendama, tahtsid ülesse minna, aga lendasid sealt uksest sisse ja olid umbes siuksed, et kus see vend on, kes mu naist siin pani. Et unesegasena ma läksin välja, vaatasin, mingid tüübid on seal, seal mind teades siis päris kiiresti Andreas ka on niisugune suur poiss, et päris kiiresti tehti neile selgeks, et kuule mehed, et te olete vales korteris ja tõstsime nad sealt välja ja seal veel maja ees, ma mäletan, läks veel natuke mingiks madinaks ja kus seal mingid sõbrad hakkasid filmima ja mingi... Ja seal olite ka veel teie osalised? No jaa, selles mõttes me pidime nad sealt välja lõpuks viskama, aga seal kuidagi otseselt vist mingiks suureks löömiseks ei läinud, aga selline maadlemine ja välja viskamine oli küll, aga järsku tuli mingi vend nurga tagant, kellel oli seal nina verine ja siis mingi sõber seal filmis ja mis me tegime, me magasime ja tõstsime sissetungijad välja ja kaitsesime oma pere selles mõttes on ja et seal oli mingi selline seik. Ühesõnaga lõpuks lahenes ära. Aga teine seik oli veel naljakam. Oli selline, et samamoodi vist jäi uks lahti. Mingi piduline oli otsustanud, oli vist nii purjuselt, oli öömaja otsinud. Ja ma mäletan, ma käisin veel öösel vetsus ja vaatasin, et suurest toast tuli põleb, vaata, diivani peal keegi magab. Mõtlesin, et Andreas, vaata, äkki jäi seal mingid pleisad seal pikemalt mängima või mis iganes, ei teinud väljagi. Siis hommikul kuulen, vaata, mingi vend seal, mingi ägiseb seal, mõtlen, et kurat, et haigeks jäänud vist Andres, vaata. Siis lähen suur tupp, vaatan, mingi suvaline vend magab diivani peal lihtsalt. Siis mul oli samamoodi, mõtlesin, teist korda siuke asi. peaks vähe hoolikamalt neid uksi lukku hakkama panema, et... Te elasite mingi peatänava peal või kuskil? No jah, nagu nii-öelda kesklinnas, ta ei olnud väga suur linn, aga kesklinnas, ütleme see nagu mingi peotänav, mis iganes, kus asju juhtus. Nagu nagu Viru tänaval elaks Tallinnas. Kas ma mäletan õigesti, et te lööd stiilis mingid sularahad ja mingid passid asjad võis ikka laua peal vedeleda või see... No kõik asjad, mida sa kodus võib-olla... See jäi kõik alles, et õnneks. Ja, et selles mõttes see mees ei saanud karu, kus ta oli, et see oli siuke veider olukord, jah, et aga palusime viisakalt sellel härral ka lahkuda meie kodust. Aga sportliku poole pealt seiklused Kristjan sundis, kuidas see välislepingu saamine, kõik see teema üldse oli? No, eks ma tundsin, et see oli see esimene aeg, kus ma siis tahtsin välismaale minna ja vaadata ennast proovile panna. Ma mäletan, siis oli see Okeania turnee oli vaata koondisega. Vanuatu, Fidži ja Uus-Kaledoonia. Ja siis sa käisid ka seal? Ei, keegi teine oli. Okay. Igal juhul ma mäletan, me käisime seal turneel ja mul oli veel räme puisskoopa piletik. Niimoodi, et nagu lennukis rõhuga ma mõtlesin, et ma suren ära. No nii rõve oli olla. Ja see oli pikk lend. Ja ma pidin pärast koondise turneed otse minema testima Norra 5-6 päevaks. Ja rämeda puisskoopa piletikuga. Aga mul üks ülihästi see testimine ka. Nagu kuidagi vahest elus on, vaata niimoodi, et nagu kui sa arvad, et asjad nüüd ei õnnestu, et nii halb on või nii paha, aga siis hoopis vastupidi asjad õnnestuvad. Tegin väga hea testiperioodi ja siis jah, teenisin lepingu ja siis ma läksin koju veel ja ma mäletan, mul see puisskoopa piletik ikkagi vindus päris kõvasti. Ma olin seal antibiootside peal ja lõpuks, kui ma sinna Norra jõudsin, siis ma olin kuidagi füüsiliselt väga kurnatud, nii-öelda kui ma päriselt sinna elama läksin. Ja päris kõva andmine hakkas pihta, aga ma kuidagi füüsiliselt olin niisuguses miinuses, et mul see algus ei olnud üldse niisugune hea. Et mul läks aega seal, aga jah, et selles mõttes esimene välisleping Norra liiga oli väga, väga äge. Et jah. Lõpuks said 1,5 aastat seal?
Ma olin 1,5 aastat jah, et see teine aasta oli selline, et kuidagi ma jäin sinna, ma tahtsin ära minna seal juba aasta lõpus, sest seal kuidagi tundsin, et see võib-olla stiil, mis nad mängisid, esiteks ei olnud nagu ikkagi minu mingitele mängi omadustele sellel ajal kõige parem ja nii edasi. Treener ka võib-olla ei arvestanud minuga seal enam niimoodi lõpus. Aga siis ma ei mäleta seal kuidagi midagi seal kuidagi sättis ikkagi niimoodi, et ma ei läinud ära ja siis see esimene poolaasta oli siuke veits selline vindumine seal, see teine aasta. Et mängisin duublis, seal juba ei arvestatud minuga ja siis ootasin seda suveakent nagu, et jah, siis ei olnud nagu lihtne. Ja, siis käisin Soomes seal korra 1,5 aastat, aga Soome liiga kindlasti atraktiivsem kui Eesti liiga, aga nagu lõppkokkuvõttes ma ei olnud selle Soomega ka rahul, et nagu tegelikult oli pull seal lahtis see 1,5 aastat, aga ma ei näinud ennast nagu seal edasi mängimast, et siis ma juba pigem, kuna seal oli selle Levadia huvi ja asjad, et ma pigem oleks mänginud kodus ja mänginud tiitli peale, kui ütleme seal lahtis, et taseme poolest ma arvan, ma selle aja Levadia kohta ei oska öelda, aga nagu viimaste aastate Levadia kindlasti on taseme poolest kõvasti tugevam kui see lahti seal. Lahti, ta oli kuskil tabeli keskmik toona. Keskmik, jah. Ja. Siis tulid tagasi Levadiasse, siis sai sinust, ütleme, ma ei tea, opositsiooni liider või midagi sellist ka. Kuidas sa seda aega nagu meenutad? Sa andsid päris, mulle andsid selle legendaarse Inteka vist, et sind ei võetud koondisega kaasa kuhugi mingile talvisele turneerile, siis ütlesid, et nüüd on vaja Florale nüüd on vaja Eesti koondisele vabandust Florale koht näit kätte neelata või midagi sellist. Sa paid nagu võrdusmärgi, mitte kogemata sinna kohta. Jaa, eks see nii-öelda minu perspektiivist need asjad olid võib-olla kogu nende aastaid, see mingi, ütleme siis pärast lahkumist sealt Florast, et see, kuidas seal ka, ütleme 2017 tollal ajal ma tundsin, et ei väärtustatud mind nagu piisavalt nii-öelda võib-olla järgmise lepinguga, mis nad oleks pakkunud. Et ma mängisin mingi naljasumma eest seal sellel hetkel ja siis, kui tulime meistriks ka kaptenina, siis kui öeldakse, et paned seal ala mingi 100 euri otsa sellele niigi naeruväärsele palgale. Oled sa täna nõus välja ütlema ka, palju sa teenisid 2017 siis meistriks tulles või? See oli mingi naljasumma, mingi 1200 eurot või mingi... Ja siis viisid kapteni meistriks, pakuti stiilis 1300. Põhimõtteliselt, et siis ma mõtlesin, et nagu tegelikult ka, et nagu mis toimub. See isegi tol ajal, kus inflatsioon ei olnud nii suurt tööd teinud, oli ikkagi väike summa. Eriti Eesti tiitliklubi kapteni. Ja pluss siis seal muud isiklikud asjad seal võib-olla siis Eesti Jalgpalliliidu presidendi ja muude asjadega, et siis see vastandumine... See oli juba Floras oli nagu teema? Ja, see oli aastaid juba. Et jah, ma kuidagi pean ennast ikka selliseks väärtustega ja ausaks inimeseks, et sellel hetkel seda solki ja jama oli nagu nii palju juba, et jah, siis see vastandumine oli selline võib-olla nagu all time high minu jaoks ja siis, kui ma enda peas nagu olin ka selgeks teinud, et aga fuck it, et lähme Levadiasse ja oli Florasse naasmine? Ei olnud ja Levadia ja Viktor, tegelikult nad olid mind juba aastaid, noorena juba Viktor tahtis mind Levadia juurde ja kunagi, kusjuures kui ma Flora poiss olin, ma käisin isegi nagu laenulepinguga, isegi võib-olla ei olnud lepingut, aga ma käisin, toona oli Kotka Junior, aga see oli põhimõtteliselt nagu Levadia. Et siis ma käisin ju nendega, nad võtsid mind turniirideks kaasa, Kott ja kapid ja asjad, käisin neid aitamas, et mul juba mingi nagu side oli seal, aga see oli muidugi rohkem Andres Lehe ja see noorte poole. Jah, et see oli nagu see teema, aga jah, siis ma tundsin, et mulle see süsteem nagu ei meeldi ja see, mille eest nagu seistakse võib-olla ka siiamaani Eesti jalgpallis. Ja siis ma olin valmis selle opositsiooni liider või mis sa ütlesid. See toimub täitsa juhuslikult, aga suht hea täpne termin vist. Jah, et jah, natuke selline... Aga tundsid sa toona ka seda, et sa nagu lähed ees ja vead nagu teisi järgi just nagu seda, teistpidi mõtlejad või kuidagi nagu süsteemi vastu minemist? Ma nagu kohe algus võib-olla ei tundnud, et siis oli Martin Reim oli treener, kuigi Martiniga ma sain väga hästi läbi, see on siiamaani, et siis kuidagi oli siuke kompimine alles, et pandi seda uut Levadiat kokku, et enne oli ikkagi võib-olla
rohkem siuke idakeelt kõnelev selle Levadia olnud nagu ja nüüd oli nagu siuke Eesti suund võetud, palju uusi Eesti mängijaid. Jah, muidugi mul oli juba selles mõttes mingi kredibiilsus Flora kaptenina ja muude asjadega olnud, et mind nagu austati, aga ma kohe nagu selline võib-olla ütleme siis treeneri ja klubi poolt mind ei pandud kohe sinna nii-öelda ette otsa, et me seal ütleme jah, selle Martiniga veel ka ei õnnestunud võib-olla see hooaeg, olin seal põhimees küll ja nii ei õnnestunud võib-olla nii hästi see, aga siis ma ei tea, poole aasta pealt vist sai kinga ja Martin. Tulid serblased. Ja siis tulidki serblased ja Voova ja siis nad olid juba kohe nagu hästi konkreetsed, et neil oli visioon olemas, nad teadsid, kuigi Voova vist sellel ajal tegelikult mind isiklikult vist ei tundnud nii palju, aga eks ta oli näinud mu käekirja, minu suhtumist läbi aastat Eesti jalgpallis ja siis Floras, et neil oli selge siht, et sinust peab saama kapten ja öeldigi, et sa pead oma number 10 tagasi saama, et sina ja number 10 ja kapten, et see on see, mis meile edu toob. Ja... Kuidas see number 10 tagasi võitmine käis? Oli teil keegi teine siis 10 peal või? Või number, ma räägin särginumbrist ikka on ju? Jah, särginumber, kuna lihtsalt sellel ajal ma olin ikkagi selline karjääri, ütleme U19 turniiril ma olin ründav poolkaitse ja siis ütleme poolkaitsel ja see number 10 ja mingi isikuomadustega, et see kuidagi tead ise, see on mingi asi, vaata. Et siis, kuna mul oli see ka südame lähedane, ma ei mäleta, kas keegi vist läks ära siis, ja siis jäi see särk vabaks või kuidagi ja siis ühesõnaga tehtigi mingi siuke arvutimängu tegelane valmis minust, nii-öelda, mitte nüüd sõna otseses mõttes, aga... Ühesõnaga, sulle ikkagi öeldi, nagu, mis isikuomadusi sinult tahetakse ja sul olid need kõik olemas ja sa tõid nad mul olid need ja on siiamaani need kõik asjad olemas ja jah. Hakkasid neid rõhutama nii-öelda siis? Jah, et ja mulle nagu mõtlen, mu karjääri jooksul on alati olnud nagu see, et kui ma näen, et klubi või treenerid või meeskond usaldab mind, kui sa näitad mulle usaldust ja sa usaldad minu tugevusi ja lased mul teha minu siis tööd ja lased minu tugevustel nii-öelda, et ma saan neid asju teha, siis ma suure tõenäosusega toon ka tulemust. Ja suure tõenäosusega mängin oma parimat mängu ja suure tõenäosusega mu kõrval mängijad mängivad oma parimat mängu. Et siis jah, hakkasime seda uut Levadiat ehitama sellisel kujul ja see oli väga, väga vinge periood, et see keemia, mis meil nagu tekkis seal treeneritega ja klubiga ja toona klubis töötavate inimestega ja nagu seesama 21 tiitel, nagu me rääkisime, et võib-olla nagu jalgpalliliselt või sportliku poole pealt oli see üks Eesti oli Flora, oli siis nii-öelda üks Eesti tugevamaid nii-öelda meeskond üldse, kes ma arvan mänginud on. Läbi aegade me räägime, jah? Läbi aegade ma arvan, seda Levadia, seda Newcastli aega võib ka tuua, et aga lihtsalt erinevad ajastud. Kaks on ilmselt on ausalt välja tuua küll, jah? Jah, et lihtsalt sellel ajal jah, ja siis olime see meie nii-öelda uus värske opositsiooni jõud ja see, mis energia meil sees tuli ja millised tööeetikaga ja millised tuhhiga me nagu asju tegime ja mis eesmärk, mis selge siht meil oli, et me tulime nagu ikkagi tulime korraliku laviinina ja meil oli, ma arvan, et see 21 aasta oli kõikidel Eesti jalgpalli inimestel oli üks väga, väga vinge. No see eriti see kulminatsioon. Vinge aasta, et see oli siuke, kus ka tavainimesi, keda jalgpalli ei kottinud võib-olla, et tõmbas staadionile ja tõmbas kaasa ja nad nägid seda, et seal oli kõike tulevärki ja lõpuks nii-öelda tiitel siis selle Flora vastu võita ja näidata, et kuulus lumemäng ka. Kuulus lumemäng, et uus kuningas on saabunud selles mõttes. Mismoodi tähistati selles Levadias tiitlit? Oi, see oli... Serbia kultuur vedas eest ka seda pidu, ma eeldan. Pigem me vedasime poistega ikkagi ise. Et seal oli paljudel Levadia poiste jaoks, kes olid vaata Levadia poisid seal roosnupud ja Peetsonid ja asjad ja nende jaoks oli ju esimene tiitel üldsegi. Et siis esimene tiitel alati maitseb võib-olla ja see, kuidas me selle võtsime, et seal ikkagi, seal tehti asju, seal oli äge õhtu ja... Üks õhtu ikka või? Ei, seal oli vist paar õhtut, aga jaa, et see oli vinge aeg, jah. Ja siis tuli see vist järgmine aasta, kus seal
kus seal juba siis 22 siis, kus muidu juhtkond ja kõik oli sama ja meil olid selged sihid Euroopas ja muud asjad, aga seal kuidagi järgmine aasta juba hakkas juba aasta algusest tundsime, et kuskilt on mingid kõrvalised jõud hakkas seda meie suppi seal segama ja mingid muid asju. No ühesõnaga, hakkasid mingid segavad faktorid pildil ilmuma, mis hakkasid seda meeskonda juba hooaja algusest saboteerima ja lõhkuma ja siis me mäletame kõik, mis seal lõpuks... Suvi ja see Island või Fäärid, kumb see oli? Ei, see oli Island. Sportliku poole pealt jah, me saime ilge ketuka seal veel, et seal nii-öelda meistriliigas läks kõik valesti, mis sai too õhtu. Et ma ütlen veel kord, seal mingid nagu vabandusi otsima ei hakka, et oli palju asju, millega ka isiklikult võibolla peeglisse vaadata. Et ma mäletan, seal jällegi oli seal mingi kuskil, ma olin jälle võib-olla platsi väliselt kuskil liiga palju sõna võtnud, mingite asjadega olnud liiga aus jälle, nagu mul on probleemiks saanud ja siis täpselt enne euromängu seal tulid need mingid uudised seal suurte pealkirjadega ja asjadega. Mis see toona oli? No, mis seal ikka, seal oli jälle kuidagi seal midagi. Pigem vist oli Jalgpalliliidu presidendi suunas mingeid asju. Olin kuskil öelnud, aga täpselt see ajastus jälle, et oli kuidagi et kui ma räägin lihtsalt isiklikus plaanis, et aga jah, meeskonnana ka meil ei tulnud seal välja nii nagu oli vaja, et see Islandi sats mängis seal kunstmurul väga kiiret ja väga sellist sirgjoonelist ja me olime hädas sellega sellel hetkel. Ja siis hakkas see meeskond nagu nii-öelda lagunema, et see oli nagu mulle isiklikult, ma mäletan, nagu üliraske periood. Et ma olin ikkagi selle laeva kapten ka sellel hetkel ja siis, kui tulid need nii-öelda praegused Levadia esindajad seal, kes seal vaikselt hakkas... Kuulus Kardinal ja... Kes seal hakkas seda asja nagu ükshaaval nagu tuimalt laiali lööma, ja ma siis selle kaptenina nagu seal laevas kuskil filmis vaatad, kuidas tüübid järjest langevad ja siis ma ootasingi seda nagu kaptenile kohaselt seda viimast hetke ja siis otsustasin ise ka nagu sellel hetkel, kuna jah, ma ütlen, et see mõjus kuidagi nii laastavalt. Mis moodi toimusid mängus või nagu, mis moodi toimus üldse trennis nagu protsessid, kui oli see üks Ukraina treener, kelle nimi mul praegu peast meelde tule, kes tegi ühe mängu reaalselt. Kalinchenko, jah, vist oli jah. Tegi ühe mängu reaalselt Kurele vist kaotasid äkki või oli viik või? Ühesõnaga ja ma olin küll 1-2 ajakirjanikust vist, kelle õnnestus temaga rääkida selle ühe mängu järel, aga nagu see oli nii jabur periood nagu kõrvalt vaadates ka. Lihtsalt olete jälle, kui tavainimene kuidagi peaks mõtlema, mis nagu toimus selle hetkel, kui me räägime, et vaata vahest on, et jalgpallimeeskonnas ka, et me oleme perekond ja et me nagu võitleme oma inimeste eest ja tollel hetkel see kooslus, mis meil oli, nagu seda võib päriselt öelda, et see oli nagu perekond, siin olid parimad sõbrad, me olime valmis üksteise eest piltlikult öeldes surema, aga siis tuleb, ütleme, keegi, kes siis lööb selle nagu perekonna laiali. Okei, nagu, kui ma nüüd vaatan kuskilt kolmandas inimeste perspektiivist, lõppkokkuvõttes on see klubi presidendi otsus. Kas mis suunas ta tahab minna, kui talle ei meeldinud see või ta ei näinud sellel tulevikku, mis iganes, siis lõppkokkuvõttes me olime etturid selles hetkes, me ei saa midagi öelda, aga meie elame seda elu seal ja meie tunneme päriselt nii ja siis lüüakse see laiali ja mina ka nagu ma sellel hetkel ei suutnud ütleme, ma ei ole väga selline inimene, et ma suudan nagu hästi lihtsalt nagu võib-olla siis mingit head nägu teha või ma ei ole selline oportunistlik, et ma suudan nagu ütleme, et olen ühega ja siis järsku olen teisega, et mingi et nüüd et ei ole probleemi, nüüd oled sina minu perekond. Ma sellist asja nagu ei suutnud sellel hetkel ja siis oligi, kuigi nad nagu siis tuli, see löödi plats puhtaks, tulid need ukrainlased ja tulid siis ka need Hispaania treenerid. Ma pikalt ma lükkasin edasi seda, et kas ma tulen trenni või ei tule trenni selle uue hooaja alguses. Siis ma lõpuks läksin, tegin paar trenni, siis meil ei olnud seal väga mängijaidki. Siis sellel hetkel mul oli see nagu emotsioon, see halb emotsioon oli endiselt sees.
sel hetkel ma nägin, et need hispaanlased ei räägi üldse inglise keelt ja ütleme ausalt, mina sellel hetkel ei usaldanud siis seda uut asja ja arvasin, et jah, ütleme, mul oli vaja kuidagi mingi reset teha, aga sellel hetkel ma võib-olla ei käinud nii lihtsalt see asi, kuna neid emotsioone ja asju oli nii palju, siis ma otsustasin, et ma lähen kuskile pead puhastama ja lähen proovin midagi muud jälle vahepeal, et jah, siis käisin seal Rumeenias seiklemas, see Rumeenia ka, see on ka omaette huumor, mis seal lõpuks nagu oli, et ma mäletan seda kuulsat intervjuud Sokkanit, kus on ütlesid, et inimkaubandus oli see, millega tegeleti seal sisuliselt. Jah, kui sa nagu nii mõtled, et kui ma praegu ka hästi lühidalt siis. Ei ma lihtsalt, see võib-olla inimkaubandus, see oli jälle kuidagi siuke hetkeemotsiooni mingi väljend võib-olla, mis nagu päris õige ei olnud, aga see on nagu pardakk, vaata, selles mõttes, et selles mõttes inimkaubandus, et sul jälle on kuskil mingid agendid, on ja sulle maalitakse mingi pilt, on ja lähed sinna ja siis see, mis see nagu reaalsus otsa vaatab ja et see tahetakse, et sa nii-öelda teed seal tööd kuskil kellegi eest, lõppkokkuvõttes palkasid ei makstud, neid asju, mis lubati, ei tehtud, et siis suht kiirelt nagu avastasid jälle, et oled kuskil pasahunniku otsas, vaata, et nagu siis sa oled jälle seal, siis nagu mõtled, et nagu, et mille või kelle jaoks ma teen seda, et okei, ma läksin mingit kogemust jälle saama, mis on ka õige, ma räägin, et tulebki nagu elus proovida muid asju ja tollel hetkel ka ma oleks võinud istuda mugavustsoonis, see on see klassikaline sõna jälle, aga sellel on tõsi taga. Paljud mängijad ja paljud inimesed ka oma elus, terve elu istuvad mugavustsoonis ja teevad sama asja kogu aeg. Aga nagu siis sa jäädki samaks inimeseks ja sul ei teki mingid uusi relvi ega pagasid nagu. Et siis ma selles mõttes, ma arvan, mõtlesin nagu munadega otsuse vastu, et ma ei jää mugavustsooni, ma oleks võinud võib-olla mitu aastat seal Levadias veel kapten olla, aga ma tahtsin korra ära saada. Jah, seal Rumeenias ühesõnaga seal võitlesin pikalt veel hiljem seal nende rahade eest. Tänaseks oled saanud? Kõik ma pidin seal ikkagi palju ka ära andma advokaadile ja aga selles mõttes aga lõpuks ma midagi sain kätte, aga see oli pikk protsess jälle, et ja mõttetu selline närvi ajakulu, et aga ma mäletan hästi, et see lõpp oli selline, et jälle agendid ja klubi seal leppisid midagi kokku, ma ütlesin, et davai, et kui te olete raha võlgu, siis vähemalt kuna seal meil oli ammu näha, et mingi hetk nagu need kõik välismaalased pandi kõrvale, keegi ei mänginud, mängisid ainult oma poisid, raha ka ei makstud ja siis ma istun seal, ma ütlesin, et leppisime agendiga kokku, et et räägi ära vähemalt siis, et me loobume 1 kuu palgast, aga ma vähemalt mängin need viimased 4 mängu, vaata. Et nagu, et saada nagu mingi põhi alla, et suveks siis nii-öelda. Sest et jälle pikalt nagu, see on see spordi see külg, et nagu lõppkokkuvõttes, et meeskonna spordi, et keegi teine otsustab sinu heaolu eest. Ja see on normaalselt rusuv teema tegelikult, et aga ja siis oligi see, et siis läksin mängule, väidetavalt lepiti kokku juba. Ja siis oli jälle. Öeldi, algkoosseis ei olnud. Ja siis ma mängisin mängu ära, ma helistasin agendile, meil õhtul mingi istumine veel. Ma läksin sinna kuskil Rumeenia restoranis ja siis tulid need mingid peabossid, seal tulid veel kohale, need olid sellised mafiosnikud ja tõusid seal püsti ja põhimõtteliselt ähvardasid nagu tervet meeskonda, tervet lauda, et umbes, et kui te 1 kuu palgast või 2 kuu palgast isegi rumeenlastele seal valmis loobuma ei ole, siis me kuulutame pankroti välja ja ei saa keegi oma rahasid lõpuks või midagi seal ähvardati. Seda ma istun seal laua taga, vaatan seda kõike ja mõtlen nagu, kuhu ma ennast jälle olen nagu, millega ma tegelen, vaata, et mul naine kodus, perekond, sõbrad kodus, ma olen kuskil Rumeenia väikelinnas, vaata, mingi mafiosnik siin räägib. Ja sa mäletan nii hästi, et ta pidas oma kõne ära. Meil oli veel, söök oli veel tulemas ja värki. Ma võtsin selle laua sest otsuse vastu. Tõusin püsti, surusin kõikide mängijatega kätt. Siis kõik vaatasid mind. Surusin kätt, siis vaatasin selle taas, laua pool tegin nägemist. Ja võtsin auto, helistasin oma agendile, ütlesin, et osta mul homseks hommikuks lennupiletid, ma tõmban koju ära siit, mulle aitab, et nagu mul on suva nendest rahadest, asjadest, aga nagu
mul on mingid väärtused ja minu elu heaolu ja mu vaimne seisund on olulisem kui see kõik siin. Ja siis tulin tagasi Eestisse. Aga siis olid sa selles hetkes see poolaastane restart oli piisav, et nagu minna siis nagu selle uue Levadia rüppe? No ma ütleme, tegelikult ma sain selle, mida ma otsima läksin. Selles mõttes, raputatud. Et ma sain raputatud, ma elasin üksi vaata seal, et mul naine kaasa ei tulnud. Ma sain olla üksi palju oma mõtetega, palju jälle mingeid asju seal peas lahendatud ja vaatasin neid Levadia mänge, vaatasin seda perspektiivi kõrvalt ja mõtlesin, et okei, tegelikult on nagu, tundus, et on nagu äge asi kokku pandud ja mõtlesin, et aga jah, et kui Levadia poolt on ka huvi ja et võiks ju seda satsi veel nii-öelda tugevamaks teha ja et tuleks suvel tagasi. Okei, mul oli teiste satsidega ka siin jutuajamisi, aga kuidagi nüüd oligi see hetk elus, kus vaata, kui sul on mingi üliäge periood olnud nagu selja taga ja minu see Levadia kogemus, see esimene Levadia kogemus oli nagu nii piik või selline nii ülim siis nagu, mis nagu Eesti jalgpallis on võimalik, et see oli üliäge keemia, ma olin kapten, meil oli äge punt, me võitsime, mis iganes me rääkisime enne. Ja nüüd ongi see, et nagu, et väike vaata FOMO tuleb ka peale, et tahaks ikkagi tagasi tulla. Et nüüd oli tegelikult see hetk, kus ma tagantjärgi olen tark, et sellel hetkel ma oleks pidanud tegelikult kuskile mujale minema. Et võib-olla siis sellel hetkel võib-olla Paidesse minema või mis iganes, sest et nüüd hakkas mängima see elu selline mingi psühholoogiline ja mingi inimeste suhted ja esmamulje ja kõik see. Et okei, me jõudsime lõpuks arusaamani klubiga, et tavai, ma tulen tagasi, aga see esmamulje, et ma ütleme siis nende Hispaania treenerite jaoks ja nende ukrainlaste jaoks, et ma olin see vend sellel hetkel, kes hooaja lõpus vaata ei usaldanud neid ja ei usaldanud seda uut asja ja läksin minema nii-öelda, et see jäi mind kammitsema ja neid siis ja seda eelarvamus see jäi nagu nii tugevalt sisse, et kui ma sinna tagasi läksin, siis ma sain päris kiirelt aru, et miski ei ole endine ja et seda võib-olla, mis minu nagu mingis vaimusilmas oli too hetk, et näed, et ma olin endine kapten ja ma tulen nüüd ja mind võetakse ka sinna kuskile uuesti sisse ja hakkame mingis uues kuues küll, aga hakkame nagu, teeme mingit ägedat asja, vaata. Aga nagu väga kiiresti sai selgeks, et uuel peatreeneril olid uued liidrid, mis on täiesti fine ja pidigi olema, aga tal puudus ka igasugune soov, tahtmine mind siis tundma õppida või minuga nagu arvestada või mind üritada siis põimida sinna, et ütleme paberi peal ja mängijate omaduste, mis iganes kõige, ma oleks pidanud seal kuskil olema, see on minu arvamus, aga et oleks võinud kuidagi mind sinna sisse sulandada, aga lõppkokkuvõttes oli see, et lõppkokkuvõttes oli see vaimselt üliraske, see kõik kogu see viimane Levadia tulemine, sest et ma tundsin kogu aeg, et mind kuidagi ma olin nagu rõhutud, et ma olin kuidagi kappi pandud ja selline, ma ei saanud kuidagi teha, mängida, olla nii nagu ma oleks seda tahtnud või kuidas mul oleks vaja olnud selleks, et kuidagi endast siis maksimumi anda. No 2,5 aastat lõpuks pidasid ikkagi vastu. No jah, aga see on selle agaga, et ma tulin ju suvel tagasi ja siis ma sain vigastada. Ma sain ju paari kuu pärast sain vigastada, siis ma mängisin oma katkise ACL-iga selle hooaja lõpuni, mis jällegi sportliku poole pealt ma ei suutnud kindlasti oma parimat mängu mängida, mängisin läbi julmade valude, läbi saladuse, et mul on nii hull asi, siis sai selgeks, ma veel proovisin pärast hooaja lõppu, ma siin mõtlesin, et äkki saab kuidagi ilma hakkama, ilma opita, et teed jalad näed nii tugevaks kui võimalik ja siis sai ikkagi selgeks, et see ei ole võimalik ja siis ma läksin opile ja siis oli pikk taastumine, et okei, nagu
see, kui sa oled kuskil sõjaväes või mis iganes, sul jääb see aasta vahele, sul vähemalt, sa ei pea õppima uuesti kõndima ja värki, et aga siis oli jah, see suur vigastus tagasitulek ja eks see kõik see esmamulje, millest ma rääkisin, kohe otsa see vigastus, siis nagu see võib-olla selline momentum minu sellisest hetkest kadus nagu täitsa ära. Et siis see kõik kokku nagu, ütleme, tõmbas nagu täitsa tühjaks klaasi. Üks asi, mille ma siia sportliku poole lõppu tahaks veel küsida või mille kohta, sa enne ütlesid, et sa oled nagu kuidagi, et sa varem panid ennast sinna ohvrimentaliteedi rolli või ohvri rolli nagu võib-olla liigselt ja sa oled sellest hiljem nagu ka sellega kuidagi nagu sellest lahti saanud, sellest räägi nagu see pool ka lahti. Mis sa nagu võib, lihtsustatult öeldes, mis sa siis täna mis laused sa kuskil ei oleks öelnud või mida sa enam ei ütle? No üks asi on, kui sa räägid puhtalt nendest sõnavõttudest, siis võib-olla jah, kuna ma ikkagi olin mängija ja kapten teatud perioodidel, siis ma ka otseselt vastutan ju nagu selle riietusruumi eest, ka iseenda eest või mingi välise surve eest. Ja nüüd, kui ma võib-olla jah, tahtsin võib-olla liiga paljuid lahinguid korraga pidada. Et ma oleks pidanud, tagantjärgi tarkusena lihtsalt oleks pidanud jääma keskenduma rohkem sellele nii-öelda mängimisele, riietusruumile, aga ma tahtsin ka võib-olla mingit revolutsionääri mängida, mis ma arvan ka mingis võtmes mul tuli välja selles mõttes, et ma arvan, et mina ja Tarmo Kink oleme kaks inimest, kes on kõige rohkem niimoodi sõna võtnud ja oma arvamust avaldanud. Ja teatud hetkedel ma tundsin ka, et see tõmbas võib-olla Eesti rahvast ja mingit Eesti meediat ja natuke kaasa, aga ma maksin seda mingi hinnaga. Meie oleme kindlasti tänulikud sulle, jah, aga no, sa ise ei ole. Ma maksingi nagu selle iseenda heaolu ja ka selles võib-olla ka meeskonna heaolu nimel, et jah, lihtsalt kõiki võitlusi ei saa korraga pidada, et see on see mingi õppetund võib-olla. Aga selle ohvri mentaliteedi koha pealt jah, et ma võib-olla pikalt just iseendaga ja iseenda peas vaata nagu umbes vingud ja mõtled jälle, et näed, et ma peaks olema võib-olla seal või keegi teine ütleb ja siis sa näed selle pärast ja mis need põhjendused on, need on kõik võib-olla õiged, aga lihtsalt kui asjad ei ole sinu kontrolli all, mina ei saa otsustada lõppkokkuvõttes, kuidas keegi Eesti jalgpalli juhib ja mis nad teevad, et ma saan keskenduda ainult iseenda asja peale ja võib-olla proovida siis veel paremaks saada, nii et ma ei tea siis. Jah, ühesõnaga lihtsalt see selline haletsemine ja see ei vii nagu mitte kuskile. Et mingid aastad ma olin nagu päris tugevalt selles sees ja nagu, aga me kõik elame esimest korda siin ja nagu kõigil meil on mingid küljed, mis on võib-olla väga tugevad, mingid asjad on nõrgemad ja meie ülesanne ongi läbi terve elu õppida ja paremaks saada ja proovida nagu jah. Milline praegu siis sinu igapäevaelu välja näeb? Teil on kodus nüüd 2 tippsportlast, endist tippsportlast. Kuidas on nagu selle peredünaamika poole pealt üle minna 2 tippsportlase elust, 2 endise tippsportlase ellu? Kuidas käib kõik? Ja lapse kasvatamine ka? No ütleme, kui sa räägid Anetist, siis Anet on selles mõttes on üksarv nagu, et ta on hoopis teistmoodi. Ma arvan, nagu kui kõik tavalised sportlased just selle lõpetamise koha pealt. Et kui Anet oli otsuse vastu võtnud, siis ta on nagu selline, ta võtab otsuse vastu. Ja kõik. Tal on fine, järgmine päev teeb muid asju, toimetab taimedega, nagu poleks kunagi sporti teidki. Et nagu... Seda oli päris müstiline kõrvalt vaadata ka? No väga, et nagu ma vaatasin seda kõrvalt, vaatasin, nagu, et tegi oma need lõpupeod asjad, tegi seal filmid, asjad ära, vaata. Siis nagu otseselt ei kipita kuskile, rahulikult, kodus, rahul. Võib-olla jällegi kõikidel karjäärid asjad on erinevad, tal oli väga vägev karjäär ka ja võib-olla ta oligi oma karjääriga nii sisimalt nii rahul või mis iganes, või lihtsalt tal oli ka võib-olla siis
villand sellest nendest valudest ja selle kõigega reisimisest ja ta oligi lõpuks, niimoodi, oli rahul selle. Ja võib-olla ta ootaski lõppu. Jah, aga ta on ise ka, me oleme hiljem rääkinud, ta on nagu liblikas, ta on nagu selline, et ta ei kogu sellist mingit rasket energiat enda sisse, et ma olen hoopis teistmoodi. Et ma olen selline, kes võib-olla siis mingeid asju mõtleb üle ja mõtleb hästi suureks ja analüüsin igalt nurka, mida ma saan kuidagi teha ja magamata ööd ja nii edasi ja ütleme praegu ka, kui nagu ja minu puhul on ka see füüsiline ja see võistlusmoment see, et ma ei suudaks niimoodi, et ma lõpetan ära, istun kuskile diivanil, hakkan õlle jooma, et nagu mul on vaja esiteks sporti teha rämedalt, mul on vaja ikka edasi areneda, et ja mingit võistlusmomenti on vaja, et see on, ma arvan, sportlasena see on nagu veits nagu mingi sõltuvus, et kui ma ajatan COVID aeg oli niimoodi, et ma pidin 2 päeva toas istuma, kui ma 3. päev mängisime poistega FIFAt, mul mingi hetk hakkas niimoodi rõhuma, ma tõusin diivanit püsti, panin tossud jalga ja läksin 1,5 tundi, tegin mingi jooksu lihtsalt, mis tulin tagasi, sain nagu et ühesõnaga, mis mu päevad, millised välja näevad, me eelmise aasta lõpp kolisime, korterist kolisime majja, et siis palju on seal toimetamist, et jah, et tihtipeale, kui keegi ütleb, et sa oled jalgpallur või sportlane, siis arvatakse, et ainult jalgpallipäevad läbi mängidki, vaata, et ma olen ka kõike muud, et ma olen isa, ma olen kaaslane, ma olen aednik, kui vaja, ma olen mis iganes, ehitusmees. Et praegu jah, selle majaga on väga palju toimetamist, et siis mul nagu ütleme vaba aega, kui sellist ei ole, et kogu aeg on midagi teha. Milline isa sa oled siis või kuidas see roll nagu su ellu tulnud on, kui lihtne on olla, see oli ka su esimene laps, et kui lihtne on nagu hakata isaks? Ühel päeval ei ole isa, järgmine päev oled isa? Jah, võib-olla ma selles mõttes ootsin, et ma tundsin ka, et võib-olla nii kaua oled nagu egoistlikult nagu suht iseenda jaoks elanud, vaata. Et siis ma tundsin ka, et võib-olla ma olen mingid asjad juba läbi käinud, samamoodi jalgpallurina, et miks see ka lõpetamise otsus, et mul on tunne mingis mõttes, et ma olen selle mängu nagu läbi teinud, et ma ei näe ühtegi uut emotsiooni, mis mind ees ootab, kõike ma olen läbi kogenud nii-öelda siin Eesti mastaabis on ja sama suppi keerutada siin terve aeg või neid samu emotsioone kogeda, et mingi hetk ma lihtsalt tundsin, et võib-olla ma annan endast nii palju rohkem ära, kui ma nüüdseks tagasi saan. Et varem oli see teistmoodi, aga nüüd isana ka, kui ma olen isa, siis ma tunnen jah, et ma ei tea, sul on lapsi? Ei ole. Et see ei ole mingi klišee asi, aga enne kui sul last ei ole, siis sa ei oska seda tunnet nagu mõelda või kirjeldada, et mis tunne on olla isa, nagu, et mis tunded sind valdavad, kui sul on mingi oma laps. Et ma üritan olla nii hea isa kui võimalik ja üritan sellest poisist luua siis enda ja siis nii-öelda Anetiga koos meie mingi terviktoodangu, et anda talle edasi kõike, mida ma olen siiamaani siis õppinud, kõike seda edasi ja kindlasti ma selle protsessi käigus õpin veel ja jäängi õppima, aga jah, üritame talle anda parima sellise stardi, mis võimalik, et ta ei sööks oma mingit jama sisse, saaks nii palju päris toitu kui võimalik, oleks nii liikuv ja osav laps kui võimalik, et jah, üritame õpetada talle neid väärtusi, mida me mõlemad arvame, et ja õigeks peame. Klassikaline küsimus sportlaste lastele, temast ma seda küsida ei saa veel, aga siis isa käest küsin, et kumb pall siis rohkem meeldib? Kas väike kollane või suur jalgpall? Tead, meil on neid palle on seal kodus nii palju, et ma arvan, et ta ei tee ise praegu vahet, mis pall on mis, aga kuidas tundub? Tead, praegu tundub, et kui niimoodi mõelda, siis tas tuleb üldse ehitada võib-olla, et kuna issil on nii palju kodus nagu mingeid asju teha, siis nagu mingid tööriistakarpe ja seal peale, et nagu siuksed asjad lähevad julmalt peale ja mingi tolmu imemine isegi nagu, et tal on mingi oma tolmu ime ja käib ringi, aga väidetavalt see ei pidanud nagu külge jääma, et see mingi hetk pidi ära minema,
aga ei, eks ma ikka proovin taga palli mängida ja mürada ja möllata, aga ma arvan, et praegu see küsimus või see mingi palli olulisus ei ole nagu nii tähtis, et eks ta minuga jah, rohkem saab ilmselt mingeid jalgpalli asju proovida ja Aneti ja vanaemaga seal, Aneti poolse emaga saab tennist harjutada, et kuna ma olen ise selline ka, kes tahaks öelda, et oskab enamus spordialasid keskmisest paremini, siis ja nagu ma tean selle olulisust, et sa oskaks erinevaid spordialasid ja erinevaid füüsilisi tegevusi teha nagu erinevate nurkade alt hästi, et see annab sulle võib-olla mingi sellise nii füüsilise kui mingi vaimse sellise terviklikkuse, et siis ma pean nagu kõiki asju oluliseks, et jah. Lõpetuseks, mis su siis tulevik toob, nagu kui jalgpalluri karjääriga, kui see 5% käiku ei lähe, mis sa enne andsid, et 95% on kõik, mis sust nagu saab, kas sa jääd jalgpalli juurde, kas sinust saab treener või midagi, natuke juba spordipoliitika või jalgpallipoliitika vibe annad ka nagu, et järgmine klaav on äkki või midagi sellist. Mis nagu toob tulevik, kui ühel hetkel maja saab remonditud, valmis ehitatud ja... Tead, raske öelda, mul erinevaid mõtteid on, olid kõva häälega hetkel välja ütlema ei hakka, aga ma praegu olen selles, ütleme siis, selles algfaasis, selle uue elu algfaasis, et miks ma ka praegu otsusin võib-olla lõpetada on see, et ma nagu lõppkokkuvõttes ei näe mõtet võib-olla siis ütleme näiteks 38 või ma ei tea, 5 aastat veel mängida siin Eesti liigas, sest lõppkokkuvõttes mingi hetk see karjääri lõpp niikuinii tuleb, et aga kus ma olen 4-kordne või 7-kordne Eesti meister, tegelikult ei ole mitte mingit vahet. Et Eesti jalgpallikultuur on nagu nii, ütleme, kehvas seisus, et sellel lõppkokkuvõttes ei mäletast mitte keegi nagu. Aga see 5 aastat, ütleme, kui ma praegu lõpetan, siis võib-olla seda uut elu mul on selle võrra kauem aega rajada. Hetkel ma otsustasin, et ma võtan täitsa vabaks, lihtsalt olen ja naudin seda vabadust, et ma saan iga päev otsustada ise, mida ma teen, kuidas ma teen, kellega ma teen. Ehk siis jah, praegu võtan vabalt, toimetan kodus, olen sõpradega, käin reisidel. Eks mingi hetk kindlasti on vaja midagi tegema hakata, aga ma tahan, et kui ma seda midagi tegema hakkan, et siis ma oleks nagu päris kindel selles ja tahaks midagi nagu südamega tegema hakata. Et kas see on midagi ettevõtluses, kas see on, ütleme, treenerina ma hetkel ennast ei näe, sest treeneriks hakkamine ja olemine nagu minu jaoks tähendab seda, et siis ma, ütleme, paneks seda sama rada ikka edasi. Et ma olen jah, võib-olla selles mõttes natuke ka teist moodi, et ma näen, kui palju elul on nagu pakkuda mingeid muid ägedaid nurki, ägedaid külgi, et kui ma treeneriks hakkan, siis ma tean, et siis ma tahaks olla kindlasti ka nii-öelda Eesti tipptreeneriks saada, võiks mitte ka välismaale, nii-öelda maksimaalselt seda asja teha, aga see eeldab jälle seda, et sa elad hommikust õhtuni nädalast, aastast aastasse seda jalgpalli elu, täpselt sama rütmi ja siis ma tunnen, et võib-olla jääks siin elus midagi nagu teist proovimata, et vaatame, praegu on aega, et kui kellelgi mingid mõtteid on ja tahavad siin midagi koos teha, siis olen avatud, et jah. Jalgpallikultuurist me rääkisime muidugi väga vähe täna või jalgpalli hetkeseisust. Sellest jõudsime vähe rääkida, tahad midagi põhjapanevat öelda siia lõpetada? ei, otseselt ei taha lihtsalt. Ma räägin, et eks seda minu karjääri on nagu nii, ma olen erinevates kohtades nii palju nagu arutanud, et eks siin mingit nagu üllatust ei tule lihtsalt enne podcasti ka rääkisime natuke siin hooaja algusest ja mis siin... Sa jõudsid eile pühapäeval, millal see mäng oli Levadia Paide, jõudsid esimest korda staadionile. Kuidas tundub siis praegu? Sama lõppkokkuvõttes kõik. Et ma räägin, et minu jaoks nagu probleem oligi sellest, et ma ei viitsi nagu täpselt sama asja kogu aeg teha. Eks ma ise ka suvel natuke võib-olla lootsin, ilmselgelt lootsin, et äkki Ragnar ja Ragnari meeskond siis
siis võidab selle asja ja saame natuke mingit värskust ja kuskile uues suunas natuke, et lihtsalt natuke kurb on vaadata ausalt öeldes seda, kuidas Eesti jalgpalli inimesed, mitte kõik, aga päris paljud siis selles samas mingis mugavustsoonis suplevad ja kardavad oma töökoha pärast ja on need noogutajad ja yes-manid ja aga nagu lõppkokkuvõttes, ma räägin, et meil on Sportland Arena on siiamaani, kus nagu tuul puhub nii, nagu oleks kuradi lageda taeval kuskil. Meil ei ole normaalseid kaameraid, et aru saada, kas pall käib üle joone või ei käi üle joone. Meil on kuiv kunstmuru, mis ilmselgelt mõjutab kogu kvaliteeti. Et lõppkokkuvõttes me tammume täpselt sama rada ja samas kohas, et sellest on lihtsalt kurb, et lihtsalt jah, võib-olla sooviks rahvale ja härrastele öelda, et näitame natuke rohkem mune ja prooviks kuidagi nagu seda Eesti jalgpalli paremaks saada, et tõesti käisin vaatamas siin ühte teist spordiala, käisin ka korvpalli vaatamas siin mõni nädal tagasi. Sõitsin isegi Rakvere selleks. Sa käisid seda esimest veerandfinaali vaatamas või? Ei, ma käisin seda liigamängu. Kadrina Karud ja Haljala Never Give Upi käisin vaatamas. Ja fucking hell, pool tundi enne seda, ma ei olnud Rakverest käinud seal, mis on Kastane Arena. Pikk järjekord, täis maja, mõtle Kossu esiliigal, pealt vaatajaid 2000 inimest. Poole mängul loositi rohkem asju kui Eesti Premium liigas terve hooaega kokku. Fännklubid, siuke show käib, saad aru. Ja siis ma istun seal, mõtlen selle jalgpalli esindajana nagu, mõtlen, et täitsa perses raisk. Et korvpalli esiliiga Rakveres. Rohkem inimesi kui seal... Kumbki pole Rakvere sats isegi. Kumbki pole isegi Rakvere sats ja rahvast on rohkem kui ma ei tea, eelmise hooaja Premium liiga kõige kõrgema publiku arvuga mängul. Saad aru, ma mõtlen nende asjade peale. Ja ma mõtlen, et kas me nagu päriselt ka oleme rahul sellega. Et nagu... Ja need näited on veel isegi see Paide näiteks. Paide Premium liiga mängud minu teada suht sageli jäävad alla kui Kossu esiliiga Paide mängud. No, ja ma räägin, nagu okei, ma veel kuidagi saan aru, et meil ei olegi seda infrat ja ei viitsigi seal külmas Märtsis on keeruline olla õued. Pikutada, aga isegi suvel ju. Et need jäävad isegi suve numbritel alla. Korvpalli esiliiga. Mõelge, ma olen Kossu sõber, ma läksin seda mängu vaatama. Ma teadsin 2 satsi peale kokku võib-olla mingi 4 venda. Et ma ei tea, Rasmus, mis me teeme? Oota, sina siis ei, seda valda, seda rada sa sammuma ei hakka, et sa hakkad Eesti jalgpalli korda tegema? Ei, kuule, ma sõber just lõpetasin praegu siin... Ragnar lõpetas ka 2 aastat. Karjääri, et ma ei tea, kui poliitik ma olen, et kui sa ütled, et ma kõlan nagu, mis asi ei, mitte, et sa ei kõla poliitik, vaid sa kõlad nagu, selles mõttes sa muretsed selle asja pärast kõik, et sa kõlad nagu, sa tahad paremat. Ei, muidugi ma muretsen, selles mõttes lõppkokkuvõttes ma ju armastan jalgpalli ja ma arvastan seda kõike, aga lihtsalt sellistel tingimustel ja sellistes tingimustes nagu, kaua sa viitsid seda sama asja teha, kui mitte midagi ei muutu, et nagu... Et ma ei tea, võib-olla mul tekib mingeid mõtteid ja kuskil mingis suunas, et ma absoluutselt ei välista seda, aga ma ei ütle ka sulle, et ma nüüd hullult tahaks... Järgmine kord kindlalt kandideerid. Ja, et ma hullult tahan hakata mingit jalgpalli siin Eestis parandama, et lihtsalt hetkel ma sooviks, et need inimesed, kes siin jalgpalli nagu juures juba on seal kuskil nagu süsteemis sees, et nagu come on inimesed, ärkame need. Kuule, aitäh sulle, väga põnevat tund ja natukene peale oli sinuga. Et oli mida meenutada ja on mida tulevikuga kaasa võtta. Jah, aitäh kutsumast ja eks vaatame siis, kuidas... Vaatame siis, kus me sinust järgmine kord kuuleme. Jah, tänud.